andis justkui mõista nagu, et selles mängus see võit ei olegi niivõrd oluline kui võib-olla mõnes tavapärases sellise kaliibriga mängus. Kerib see veel, jääb see pall mängu, Tambetuu vasakule järele, võtab Uku Kõrre ette. Tambetuu läheb mööda Kõrrest pall alla ja sealt tuleb löök, sealt tuleb ka teine peaaegu variant. Ja nüüd on Roosnupul omakorda võimalus tulla. Roosnup ette, seal on nüüd Tambetuul võimalus, Tambetuu lööb ja Berk võtab selle ära. Ja tulebki teine kollane kaart Andreevile. Nii et täiesti mõttetu, see oli ilmselt õnnetus, aga Andreev ise võttis selle riski. Seal lubatud on ja mis ei ole, aga Levadia tuleb hästi, Vendel liini taga, võis olla suluseisus, aga Vendel on läbi. Pigem vist oli suluseis, aga Berk võtab selle ära, aga Slipp tõuseb, ei tõuse. Otse keskelt kaitseliini südamest läbi pääsenud. Aga Levadia on hästi alustanud teist poolaega ikkagi Kalju päris tugevalt oma kastis surutud. Nüüd Pubakar Tambetuu! Ei lähe see pall võrku, ei lähe. Kasti meeste summa, uuesti Skvortsov. Leiab söödu, Ainsalu virutab peale ja kuidas sealt nüüd see pall ikka sisse ei lähe. Ja ka jälle Vendel. Suure tõenäosusega võib see mäng ka 1-0 seisuga siin lõppeda ühele või teisele. Levadia on sel hooajal päris palju löönud selliseid hiliseid võiduväravaid ka, et nendes mängudes, kus nad ei ole varem asju ära otsustanud, nii et kindlasti nemad põhiline kahtlusalune on ja tulebki penalti siit. Ja tulebki selle jutu peale kohe siit penalti ja Levadial suurepärane võimalus see asi nüüd ära otsustada. Saliste ja Rommi Siht selle palli peale läksid ja Saliste sai ette ja Rommi Siht tabas talle seal jala labasse. Nii et usun, et Varr seda asja siin ümber ei pööra ja Levadia saab minna penaltit lööma. Penalti on ikkagi päris kõva karistus nii ehk naa. Jah, selline tavaline viga, ütleme, et ei olnud seal mingisugust hoolimatust või muud sellist asja sees. Ei olnud ja seal, ütleme, et Rommi Sihti isegi mõnikord on niimoodi, et klipsetab natukene lisasekundeid veel juurde Premium Liiga suurimale väravakütile Tambetuule. Teab, et Berk on hea ja paneb keskele. Tambetuu lööb ja Berk võtab ära Berk selle penalti. Hoiab Nõmme Kalju vee peale Henri Berk ja Pubakar Tambetuu Premium Liiga suurim väravakütt siin eksib ja ei saa ikka ei saa Levadia selle väravat kuidagi kätte. Mitu korda Kalju täna päästnud ja nüüd ka. Võttis siin mitu stoppi, Tambetuu ei läinud, Berk kohtas ära ja siis 79 minutit ja Berk tõeline kangelane siin platsil täna Nõmme Kalju väravaht on, aga mängida veel kõvasti ja Kaljale kõvasti panevad siin, Otto on väga hästi mängu setkunud, aga nüüd Kodvin näitab head kaitsetööd, aitab siin omad välja, Otto muidu. Ära sisse komistaks kas või. Aga kui sa oled Slava Zahovaiko, vaatame selle olukorra nüüd ära. Tuleb veel üks pall kasti, oi! Ja sa võid lüüa 16-1, aga kui sa proovid selge, siis läheb 1-1. Pubakar Tambetuu! Ja Levadia saab selle värava kätte, Peetsonilt suurepärane mahajooks, tuli sööt, 5 värava ette ja Tambetuu. Kui muidu ei saanud seda palli raami, siis Kannaga nüüd sellisel hetkel paneb selle palli küljevõrku. Oi, milline värav ja oi, kui palju see tähendab Levadiale ja tabeliseisule. Oi, kui valus Nõmme Kaljule ja oi, kui magus Levadiale. Milline suurepärane värav siin mängu viimastel minutitel. Ja Tambetuu ja Vendel kordamööda neid asju siin raisanud, Tambetuu veel jättis ka penalti kasutamata. Vaatame veel kordusest seda suurepärast väravat, Vendel pani sinna liini taha Peetsonile. Suurepärane jooks, teadis, et on vaja see pall sinna värava ette saada, väike rikošett ka ja siis vaadake, kuidas pannakse see pall Kannaga küljevõrku. Aga tõelist kunsti, jalgpallikunsti siin Pubakar Tambetuu meile näitas ja ükskõik mis pidi prooviti, ükskõik kuidas prooviti, ei tahtnud see pall sisse minna, ei tahtnud isegi raami minna. Aga nüüd sellises olukorras Tambetuu kasutab selle olukorra ära, ma ei tea, mis see XG sellise löögi puhul oli ja mis see eelnevad tõus on. Aga täna tuldi siia tõesti vist suure pürolaadungiga peale, Levadia ultrad siiamaani kütavad büro seal otsa tribüüni peal ja teevad korralikku show'd, aga Kalju tuleb korra veel. Mäng ei ole veel läbi, Kaljul ka pall kastis, kas minnakse nüüd löögi? Minnakse ja 1-1 on ka Kalju statistika ja need on peale löögid teisel poolel.
ja väravad teisel poojal Danil Tarasenkov. 93 minutit kiigutati, triigiti, aga nüüd 2 minutiga 2 tükki ja 1-1 seis. Uskumatu mäng täna siin ja uskumatud lisaminutid. Tarasenkov paneb selle palli ristnurka ja siin ei olnud tõesti veel see Levadia tiitlilõhna juba tundsid, aga jalgpall on enam ei tunne nii palju. Veel aga Nõmme Kalju. Sotšukov mängis seal salist üle, viis selle palli kasti. Ei saanud palli puhtaks, Tammik pani seal Tarasenkovi jala peale ja siis mõnusa välisküljevindiga ristnurka see pall. Ei pea lööma kõvasti, peab lööma täpselt ja seda Tarasenkov tegi samal ajal, kui mäng läheb edasi ja Uku Kõrre siin päris kõvasti, aga saab siit ise pea kätte. Seal Tambetuul käega mänge rinna pealt kuidagi kukkus sinna sülle tal natukene. Tambetuul näitab ka, et seal Kõrre oli elas seal ikka väga seljas, samal me näeme veel kordust sellest väravast. Jah, ei saanud siin mitte Tšabir, vaid Kodvin seda väravasöötu. Väga keeruline löök Tarasenkovilt, ei olnud selline mugav pool põrkest, kaha pall oli juba päris kõrgel, väga kõrge klassiga tehniline sooritus nagu ka Tambetuul. Päris kõrgelt seal niimoodi hüppe pealt pidi lööma ja suutis Kaljule selle värava sealt tuua. Pool on nüüd läinud üle minuteid ja kõlabki lõpuvile. FCI Levadia 1, Nõmme Kalju 1. Levadia pikk võiduseer on läbi. Tere. Uku, kindlasti raske mäng, nii nagu ka abitreener ütles. Pingutasite kõvasti sina kui kaitse, kes sa pidid Levadia rünnakuid seal kõvasti maha võtma. Mis on sinu esimesed mõtted, emotsioonid pärast sellist mängu? No esimesed mõtted on ilmselt ikkagi see, et võitu küll ei tulnud, oli viigiline mäng, aga lihtsalt emotsioonid esimesed on küll sellised, et päästime nagu ära selle mängu, et selle üle väga hea meel. Nüüd on saanud natuke rahuneda ja selles mõttes võtta realistlikult olukorda, et jäime ikka päris kõvalik surve alla tõesti, ja oli küll raske, et Levadia kindlasti teine poolek veel eriti kontrollis palliga rohkem, esimene poolek kontrollisime ise ka natuke palliga, aga eks ta kippus minema ikkagi väga laktaadi peale lõpuks, jah. Kui palju üldse mõjutas see, et peatreener kaartidega välja saadeti või olete te just nii ühtehoidev punt, nagu abitreener ütles, et tegelikult sellised nii-öelda pisiasjad ikkagi teid ei mõjuta, panete ikkagi sajaga edasi? Absoluutselt paneme sajaga edasi, võib-olla pigem pool naljaga öeldes, kui nagu peatreener välja saadetakse, seda on varem ka juhtunud, et siis me isegi paneme võib-olla rohkem kui sajaga edasi, et mängime temale nagu veel rohkem, et tal oleks võib-olla natuke rahulikum sealt tribüünilt edasi vaadata, seda okei, oli naljaks, aga tegelikult ei olnud nii väga tunnetada, et Artjom abitreenerina suutis hästi koha üle võtta ja küll me siis selles mõttes saame ka Nikitat taha ühe mängu veel hakkama, et ei ole hullu, et kindlasti ta on meile suureks abiks kõrvalt, aga punnitame ära ja ei ole probleemi. Jaanipühad on vahel, aga siis juba kodus väga oluline mäng Paidega. Mida siit tänasest mängust sinna kaasa võtta? Tegelikult peab ütlema, et meil ei ole jaanipäeva vahel, et me jätkame trennidega, aga kõigepealt on vaja need 3 mängu välja puhata jalgadest, sest et ma ei mäletagi, millal viimati sai 2 päeva tagant 3 mängu mängitud, mitte 2 mängu, et kerge puhkus, väga hea taastumine, kõik professionaalne, mis sinna juurde käib, toitumised, asjad ja siis juba värskelt ja veel paremini järgmisele mängule vastu. Aitäh sulle nende kommenteeridest ja palju edu. Sa ei pääsigi anna sulle seda mikrofoni. 1-1, ütleme nii, et Kalju poolt vaadates võidumaiguline, nii nagu Kõrre ütles, võimalik selline positiivne emotsioon, teie poolt ilmselt vastupidi. Ja muidugi, ma arvan, et nii palju, kui ma olen Levadias mänginud, siis me tuleme alati 3 punkti järele, et ma arvan, et seda oli näha ka viimast 25 minutit, et ma arvan, et palju oli pigem nende väljaku poole peal, et olid päris head võimalused, ma isegi ütlen, et see mäng varem ära otsustada, et sellest oli natuke kahju, et me ei saanud varem seda väravat kätte, et tihtipeale jalgpallis lüüakse nendel lisaminutitel, ma arvan, MM on ka näidanud, et väga palju väravaid lüüakse nendel lisaminutitel, et see on niisugune väga raske koht jalgpallis, et eriti veel, kui sa ise lööd värava, siis on korraks 2, 3, 4 minutit niisugune natukene eufooria tunne mingil hetkel, et oli natuke kahju, et nad said selle ühe võimaluse ja täpselt nagu jala peale,
et sealt hea löök ja nad lõid 1-1, aga teistpidi ikkagi ma arvan müts maha meie meeskonna ees, et me üritasime, saime oma värava kätte, et me tegelikult, ma usun, et kindlasti on hea, et me saime 1 punkti, veel parem oleks olnud, kui me oleks saanud 3 punkti. Peatreener ka kiitis teid, etteheiteid absoluutselt ei olnud, aga ütles, et eriti müts maha, et ilm ka ikkagi väga kuum, sina mängijana platsil, kuidas sellega harjuda oli? No tänud kohtunikele, et need joogipausid, ma arvan, aitasid väga palju, et me oleme MM-il ka näinud, et need pigem aitavad meeskondi, et sa saad pärast seda tulla natuke jälle juurde panna, et sul on rohkem energiat, publikule võib-olla atraktiivsem, et ma ei poeks selle ilma taha, et ma arvan, me lõpus näitasime, et me suudame, panime surve peale, tuli see värava võimalus, saime värava, et vaatame, natuke analüüsime, miks me 1-1 lasime, aga seda tasub alati pärast mängu teha ja pea külm hoida, et ei tasu praegu midagi selle kohta rohkem öelda. Aitäh sulle nende kommentide.